Ja olemegi otsaga jõudnud pealinna ehk siis Tallinna. Praegu nädalavahetuseks siia Kultuurikatlasse on meil kokku tulnud 64 tantsutruppi, mis tähendab, et see torm puhub saali enam kui 1500 tantsijat. Saate aru, 1500 tantsijat. Ja koolitantsu jaoks on see erakordne ka, sest me oleme esimest korda siin ja pidime täiesti nullist selle lava üles ehitama, nii et meeletu töö on praegu selja taga. Kohe vaatame, kuidas tantsijad hakkama saavad. Mis veel? Koolitants sai tegelikult alguse siit Tallinnast 26 aastat tagasi, kui Mustpeade majas oli esimene konkurss. Olemegi selle tormi käest juba siia sisse jõudnud, kuigi siin läheb kohe suureks tantsutormiks 2 tunni jooksul. Natukene Tallinna ajaloost ka. Kunagi oli selle koha nimi siis Reval, Revel, tegelikult palju teisi nimesid on tal ka olnud. Ja Tallinnas on Baltimaade kõige kõrgem kirik Oleviste, mis oli ka keskajal tegelikult Euroopa kõrgem kirik. Ja siin üleüldse Tallinnas, nagu väga paljud teavad, on kohutavalt palju vaatamisväärsusi. Toompea loss, Kadrioru park, Raekoja plats koos vanalinnaga ja neid võibki siin nimetama jääda. Ja muidugi on selline müüt ka, et ühel hetkel, kui saab Tallinn valmis, siis Ülemiste vanaka uputab selle linna ära. Nii et me peame edasi nokitsema, et see niimoodi ei juhtuks ja sellepärast ka koolitantsulised on usinalt ehitanud siia meile lava, aga lähme vaatame, kuidas Kultuurikatlas see lava välja näeb. Siin proovid praegu tere tulemast Tallinna! Koolitants.